Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas ClassTools.net keskkonnas teha ühte QR-koodide mängu. Et see on tehtud õpetaja jaoks kõik väga mugavaks ja tegelikult on siin näha, et on siis neli sammu, et kõigepealt ma teen küsimused, siis ma loon koodid, siis ma panen need koodid koolimajas laiali ja siis õpilased hakkavad neid siis taga ajama. Nii et selle asja nimi ongi siis QR-koodide aardejaht. Ja selleks, et siis ise ühte teha, selleks ma klõpsan nupule Get Started ja kõigepealt ma panen siis nime, et mis see mul siis on, et näiteks, et mul on tegemist siis Gustav Adolfi gümnaasiumi näiteks mänguga. Nii, 5. B mäng. Ja nüüd ma pean sisestama siia küsimused. Minimaalselt saab sisestada 5 küsimust ja ma küsimused tegin juba enne valmis, et läheks kiiremini. Ja siin on siis antud niimoodi, et selle küsimuse peaks sisestama siis nii, et on küsimus, siis enne vastust tuleb tärn ja siis tuleb vastus. Et siis see keskkond tunneb ära, et nüüd on tegemist vastusega, et ma nüüd ka siin iga küsimuse lõppu panen tärni enne vastust. Ja iga küsimus siis algab eraldi realt. Ja siis küsimused tehakse või QR-koodid tehakse küsimustest, et vastused on siis hiljem lihtsalt õpetaja jaoks, et kontrollida. Ja siis alati tasub panna ka salasõna, et seda saaks hiljem toimetada, seda küsimusi ja vastuseid, et kui mõni viga sisse jääb. Ja see salasõna on siis selleks, et nendele küsimustele ja vastustele saaks ligi ainult õpetaja. Nii et ma panen siia salasõnaks näiteks kevad. Ja kui ma olen selle siis ära täitnud, pannud pealkirja, sisestanud küsimused, pannud salasõna, siis ma klõpsangi nupule Create the QR Challenge, et loo siis see jaht. Ja siis mulle antakse link, mis viib mind minu QR-koodide juurde. Et kõigepealt ma saan siis lugeda, et kuidas see tund peaks siis välja nägema, et ma panen õpilased rühmadesse. Igas rühmas on siis vähemalt üks mobiilne seade, millega on võimalik neid QR-koode lugeda. Palun kontrollida, et QR-koodid oleks seadmetes olemas. Ja siis, et mul on QR-koodid siis välja prinditud ja koolimajas üles riputatud või siis oma klassiruumis. Ja tunni ajal siis kõigepealt ma tutvustan õpilastega, millega on siis tegu ja iga õpilane prooviks siis näiteks skännib ühte QR-koodi, mis mul on veel klassis, et näha, et kõik töötab ja siis nad lähevad koolimaja peale ja see, kuidas nad siis koolimaja läbinevad, mul võib olla mingi kaart antud neile või üks QR-kood võib viia teiseni või noh, et see, kuidas või nad lihtsalt peavad otsima mingi maa-ala pealt mingi aja jooksul nii palju, kui nad leiavad. Nii et siin on võimalusi on väga palju. Ja kui ma tahan neid QR-koode saada, siis siin on Get the QR codes, et iga küsimuse jaoks. Nüüd see ülemine, mis ta mul siin annab, see on nüüd selline sissejuhatus mängule, aga see on paraku inglise keeles. Et seda ma ei pea siis välja printima. Aga võt siit alt mul siis juba tuleb. Et siin on näha esimene küsimus, teine küsimus, 3. küsimus, 4. küsimus, 5. küsimus. Ja need ma pean siis välja printima. Ja kui ma nüüd tahan näha, et mis need vastused mul olid, siis ma klõpsan View Questions ja siis ma näen küsimusi ja siis ka vastuseid. Et need on mu enda jaoks, et ma saaks neid asju siis kontrollida. Ja kui ma olen siis oma need asjad kõik välja printinud ja näiteks satun järgmine kord siia samasse keskkonda, tahan oma küsimusi näha, ma lähen nüüd siia alguslehele tagasi, siis on tegelikult siin olemas ka selline asi nagu siis search, et otsi arhiivist. Ja kui ma selle lahti teen, siis ma näen, et saan otsida neid oma, kas ma siis leian enda oma siit üles või ma näen, kui palju siis on neid veel tehtud. Et kui ma oma pealkirja tean sellel QR-koodi jahil, siis ma leian ta siit ilusti üles, et minu oma on siin praegu kõige esimene ja kui ma selle peal klõpsan ja nüüd tahaksin siis toimetada, võt siis ta küsibki minult seda salasõna ja kui ma seda tean, siis lastakse mind
nende küsimuste ja vastuste juurde ja ma saan siis edasi toimetada. Nii et tegelikult on see QR-koodi aardejahi tegemine ääretult lihtne.